No hei, oleme Mustamäel. Üldse viimased kõik videod on tulnud linnast, kuigi minu kanalil on kirjas, et üritan anda neutraalse hinnangu Eesti loodusest või metsas kolamisest. No näed, kahjuks on läinud nii, et miskipärast on kõik videod linnas viimased tehtud. Eks sellel ole oma põhjus ka. Aga no tuleb ka maalt neid videosid, ma arvan, nüüd edaspidi. Siin linnas on olnud keerulised ajad ja siis mul oli küll vahepeal selline tunne, et üldse kolingi linnast ära kohe maale. Ja nüüd on 3 kuud on töörahu jälle ja siis nii kaua pean siin ka vastu. Aga täna lähme rattaga sõitma jälle. Ja ma sõidan lihtsalt väike trip sinna mööda Mustamäe tee äärt. Ehitavad siia nüüd lõpuks siis trammitee pidi tulema. Et võeti ette, et lähme vaatame sinna Löwentruu parki. Ma ei ole seal üldse käinud. Tähendab, olen ühe korra elus olen käinud, rohkem mitte. Nii, mul tegelikult läks mõte üldse kaduma. Mõte oli juba homses päevas. Okei, vaatame. Hakkame sõitma. Niimoodi ei tohi rattaga sõita, nagu mina sõidan tegelikult. See on umbes sama, mis räägid autoga, telefoniga, jood kohvi ja ma ei tea, teed suitsu ja sööd ühel samal ajal. See teeb täpselt sama välja. Teed vaatame ja telefoni vaatama. Ärge tehke niimoodi. Ma panen endale selle mis ma panen? Geotrackeri panen käin. Siis ma tean, kui palju ma sõidan ja kus ma sõidan. Siia pannakse 2 kuud kunagi. Oktoobrikuus. Päris huvitav. Praegu nad panevad mingid elektrikaableid siia maa, siis ma juba küsisin järgi, mis te teete. Siit otse läbi ei saa, need auk on ees. Vesi tuleb siit.
vahva värk, ka kaaslane tuleb sealt. Ma ei tea, mismoodi ta tuli. Sõidan korra oma maastikurattaga siia juurde. Mind huvitavad sellised puud kohe. Nagu oleks ise istutanud, aga ei ole. Lehis on küll ilus. See peaks olema ka hübriidlehis minu meelest. Miski pärast ma arvan. Okei, ma panen kinni praegu, vaatame, sõidame natuke edasi. Siin pole rohkem midagi vaja. Põikasin korra sisse siia majade vahele kuhugi. Mis ma olen? 153 Mustamäe tee, 153. Ma olen vaatanud ühte puud, ühte kirsipuud. No näed sa, ongi minu puu siin täitsa kohe isiklik puu, vaat. Vaata, see poiss, kes kastus käib, siin on nii tubli olnud. Kott on nii vett täis jõusti. Ja ikka midagi imbub. Need kotid on siuksed, et siia peab võib-olla isegi lisaaugu juurde tegema. Ta imbub nii kaua aega. Aga ilusti on läinud siin ka. Vot nii, aga vaatame edasi siis. Põhimõtteliselt olemegi kohal, et päris kiiresti läks nagu siin. Ei ole üldse kaugele tulla tegelikult. Ma olen kogu aeg mõelnud, mingi vesipapi bufee on siin. Täitsa huvitav oleks teada. Mis siin toimub? Mis bufee see selline on? Vesipapi. Kes see mõtles välja sellise nime? Vesipapp on ju teada tuntud tsinklus. Kes teab, kes see on? See ongi vesipapp. Aga vaatame parki.
või sa paned siit otsa veel? Lõvenruu park jääb nüüd siia. Aga vot, päris huvitavat lugemist. Ma üritan ise väga kiiresti lugeda. See park ei ole üldse suur, aga on selline park, kuhu ma sattunud üldse ei ole. Ma olen ühe korra elus käinud siin. Vaata, kogu aeg elad siin, aga siia ei ole sattunud. Selles suhtes päris huvitav. No nii, teeme siis pargile nii palju neid tiire peale kui võimalik on. Ma vaatan, siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6 teed või 7. Park on väike. Vot. See 200-aastane rämmelgas siin latta ei ole tal enam. Tüvi on täitsa roheline veel.
mingi vääveltorik peaks elama, ma ei näe praegu. Puu küljes ma ei näe. See park jääb jah kõrvale nendest nagu käidavatest teedest nii-öelda, autoga sõidavad kõik inimesed siit mööda, aga noh, siia sisse tulla, kes siin kohapeal elavad, võib-olla tõesti tulevad siia jalutama, kolama. Aga mina ei ole siia sattunud jah, ennem. Harilik Vaher on see, mille all ma siis olen. Selline vägev igivana känd. Seal tiigis ujub üks pall, ma näen. Keegi on ära kaotanud. Mingid tammed on siia pandud. Vajanud Sünternest 30 aastat. See aasta on pandud 10. mail. Harilik taim sellise lehega. Ja, minu jaoks täitsa uus koht on. Väga huvitav. Ise elad siin eluaega, näed, esimest korda käid. Mõnus rahulik park, vaata, siin ei ole üldse inimesi, sellepärast, et siin ei tule nagu selliseid jalutajaid kuhugi. Jalgrattaga on väga kerge siia tulla, jah. Pargi linnustik siis. Viiskümmend 2 linnuliiki. Kuni 52 linnuliiki. Musta-Rästas on see üks esimene linnuliik.
lahe sild siin tehtud uueks. Üsna tume vesi tundub. Aga ei ütleks, et ta must, tähendab värvi poolest must, aga et tal on nüüd mingi solgivesi oleks, ta on lihtsalt sellise värvusega siin. Aga noh, keset Mustamäed, eks seda solki tuleb sisse ka paratamatult. Siin lõpeb üks sinikael ujub siin. Tere! Hästi palju neid, ma olen juba 2 jalgratturit näinud peale enda. Ma ei teadnudki, et siin neid kanaleid on nii palju siin. Ma pean vist pardid üle tee laskma. Pardid lähevad üle tee, peab läbi laskma. Kõik on emased sinikaelad siin. Jah. No mis viga neil siin elada? Tundub, et inimene pole võõras. Jah, ma sul küll midagi andma ei hakka. Ma tahaks saada teisele poole seda kanalit, aga siit ma ei saagi. Kasutan maastiku jalgratta eeliseid siis. Tahaks saada teisele poole kanalit minna. Teisele poole, sinna poole tahaks sõita. Me vaatame siit. Siin on mingi vana keldri moodi hoone. Või mis iganes hoone see on. Silti ei ole siin juures. Sealt siis peaks saama.
ei õnnestu saada siia, kus inimesed istuvad. Siia jääb sellist vanemat sanglepametsa veel. Aga ma ei tea, kas see park lõpeb siin ära või? Võib ju vaadata kohe. Siin tee ääres on ühed puud, mida ma tahan näha tegelikult. Need ei ole mitte väiksed puud, päris suured puud on siia ümber istutatud, aga mitmed aastad tagasi. Mina kogu aeg mõtlesin, et huvitav, et mis värk nendega on, kas nad siin ajutiselt jäetud või midagi, aga ikkagi ootavad oma lõplikku juurdumist nii-öelda. Aga kui ma nüüd hästi vaatan, sealt läheb mingi rada ka ikkagi. Huvitav. Et ma saan nagu selle pargi jah. Reaalselt algab siis park nagu või lõpeb siit kuskilt. Ja siit läheb siuke jalgrada. Väga vahva jah. No näed, siis konnatatar kasvab ka siin. Aga vahva. Minu jaoks esmakordne kogemus jälle. Avastada oma seda kodulinna tundma, on ju. Aga okei, tšau pläu. No ütlesin küll tšau pläu, aga näed, sattusin hoopis. Tulin sealt mööda Veskimetsat otse siia mere äärde ja nüüd olen siis Tuuleveski tänavat pidi, sõidan tagasi. Olen siin, kes teab, mis koht see on. Loomaaed on siin taga, aia taga. No, siin ma olen palju kordi käinud, sõitnud läbi. Veskimäe. Et mu väike siuke eesmärk oli sattuda siia. Või plaanisin sattuda jalgrattateele, kus ma sõitnud ja käinud ei ole mitte kunagi. Ma isegi ei tea, kuhu poole minna. Edasi või tagasi. Ma arvan, et ma pigem siiski läheks teisele poole üldse. Keeran ringi.
loeme ka, mis siin kirjas on. Tere tulemast kõrgepinge toidu alus, mis asi? Kõrgepinge toidusalusse. See siin on toidusalu. Tule võtta julgelt puu alt õuna või nopi põõsast marju. Vaat. Siit jooksid kõrgepengi liinid jooksid vanasti. Nende järgi lendavad lennukidu siiamaani. Selline maavärk, sest ma ei ole siin elu sees käinud kunagi. Siit sõitnud. Kinni kasvanud igast konnatatart ja ma ei tea, mis aave. Tee läheb tegelikult otse kuhugi sinna ühesõnaga kaugele sealt, kus ma tahaks minna. Ma keeran siiski paremale siit. Nii, sõitnud olen 8,5 kilti praeguse seisuga kokku, tund aega. Ja ma ei viitsi enam edasi filmida. Lähen siit koju, teed asjad kinni pandud kõik. Aga koju peab saama ja kuidagi saab, ma arvan.